Tere taas kõigile kuulajatele. Mul on hea meel jätkata meie webinarisarjaga Moelood, mille käigus arutleme erinevaid moeturundusega seotud teemasid koos teiste moehuvilistega. Tänane osa kannab pealkirja muutused sotsiaalmeedia kuvandites, persoonid kui brändid ja vastupidi. Ning siinkohal on mul väga hea meel tervitada Helenit, kellega me koheselt vestlema hakkame. Helen on töötanud ilu- ja moetööstuse reklaami ning turunduse valdkonnas peaaegu 15 aastat ning viimase 10 aasta jooksul aktiivselt tegelenud lisaks tavaturundusele ka sotsiaalmeediakontode loomise ja haldamisega. Nii, aga Helen, räägi lähemalt, kuidas sa moeturunduseni ja täpsemalt sotsiaalmeedia haldamiseni jõudsid? See lugu on päris pikk ja muidugi siin on hästi palju sellist juhuste kokkusattumust nagu ikka, aga ma olen töötanud 15 aastat ilu- ja kosmeetikabrändide turundusega. Alustasin koolitusjuhina ja nüüd olen aina rohkem liikunud siis meedia, PR-suhete ja muidugi sotsiaalmeedia poole, et tänapäeval lihtsalt need kõik asjad on omavahel nii seotud, et see oli selline loomulik jätk, ja nüüd on näha siin viimaste aastate arenguga, et siis ainult selline sotsiaalmeedia on nagu saanud selliseks, mitte ainult sotsiaalmeedia, aga ütleme nii, et sotsiaalmeedia saab aina olulisema rolli või ütleme siis muutub aina nagu selliseks lahutamatuks osaks siis kogu sellisest meedia planeerimisest ja turundusest. Ja kahtlemata see on äärmiselt huvitav, kuidas on viimaste aastate jooksul nii palju muutunud nii lühikese aja jooksul. Ja teine see on kindlasti see, et ta mitte kuhugi enam ei kao, et see on loomulik osa siis sellisest igapäevaturundusest ja seda teab ilmselt iga turundusinimene, et sotsiaalmeedia lihtsalt on ütleme siis lahutamatu osa. Võib isegi öelda, et vähemalt pool sellisest turundusmeedia planeerimisest tuleb kindlasti sotsiaalmeediaga arvestada. Aga lisaks tööle mul on alati endal olnud ka suur huvi sotsiaalmeedia vastu, et kui kunagi tulid esimesed sotsiaalmeediakanalid, mäletan isegi Facebooki tulemist väga hästi ja see tundus mulle niivõrd põnev ja niivõrd selline nagu uus ja kuidagi selline äge maailm, et millest ma tahtsin kiiresti osa saada. Loomulikult liitusin Facebookiga ja Instagramiga täpselt samamoodi, et see kuidagi koheselt nagu paelus mind, et minu meelest mul ei ole mitte kunagi olnud nagu sellist hirmu, et ütleme nii, et liiga palju võib-olla saavad inimesed minust või siis minu tegemistest teada, et nagu tavaeluski, et ju kõik oleneb sellest, kuidas me ise käitume ja kuidas ja mida me tahame inimestele näidata, aga see on väga hea võimalus ja viis siis nii inimeste kui brändidega olla ühenduses, et minu jaoks isiklikult sotsiaalmeedia kõige suurem võlu esimesest päevast, kui ma sotsiaalmeediaga tutvusin ja hakkasin seal ise rohkem tegutsema, oli see, et jäi ära selline võib-olla tarbetu niisugune, kuidas ma ütlen, mitte nende tarbetu inimestega tutvuma, aga ütleme, et see teha ära eeltöö, et näha, kas meil on ma ei tea, kas filmi või muusikamaitse või mis iganes, et juba sellega võiks nagu rohkem ühist midagi olla, et leida uusi sõpru, tuttavaid, et minu meelest väga hea kanal. Infovahetuskanalina nagu super. Absoluutselt, eriti mitte just ainult eraelus, vaid ka tööalaselt. Täpselt, just. Kasutada seda kui portfooliona igatahes. Aga milline näeb välja sinu meelest see tänapäevane maastik, et milliseid muutusi sa oled oma karjääri jooksul näiteks märganud? No suurimateks muutusteks ongi kindlasti see, et kui täna on seal, ütleme erinevatel andmetel, kuna väga palju on tekkinud ka selliseid libakontosid, aga ütleme laias laastus on seal kuskil miljardi ringis, on näiteks Instagramil kasutajaid, et kui me räägime, võtame ainult Instagramit, loomulikult neid kanaleid on hästi palju, aga kui jääme ühe kanali juurde, et kui on miljard kasutajad, siis 90% neist jälgivad mõnda brändi. Ehk et brändide jaoks on see suurepärane viis ennast turundada ja nähtavaks teha, et sotsiaalmeedia siis erinevad vahendid ja võimalused. Ja brände on ka sotsiaalmeedias tekkinud väga palju. Ma tean, väga paljud brändid eelistavadki võib-olla, et mitte enam isegi omada veebilehte, et sellel ei ole nagu mitte mingit mõtet. Kõik saab ära teha Instagramis, et Instagram annabki nii palju võimalusi.
näiteks seal ongi, et saab ju näidata ära oma ka veebilehe, kui see on, või veebipoe saab siduda kohe siis otse Instagramiga ja nii edasi, nii edasi. Nii et on saanud aina olulisemaks, ma ütleksin, et ja oleneb täiesti brändist, et kellele mis kanal, et mõned brändid on näiteks ainult TikTokis, mõned brändid Facebookis, siin tõepoolest, et ta annab nagu nii palju sellist nagu mänguruumi ja võib-olla see ongi suurim muutus, et ütleme olulisem muutus, et kõik on täna sotsiaalmeedias, et turunduslikust seisukohast, et siin sisuliselt ei ole olemas, kui sa ei ole sotsiaalmeedias leitav, sest tegelikult, kui sul on aktiivsed ja hästi toimivad sotsiaalmeediakanalid, oled sa automaatselt ka kohe paremini leitav teistest otsingumootoritest, näiteks Google tõstab kohe sind esile, eks ju, ja kõik teised kanalid samamoodi. Et selline tark turundaja ei jäta võimalusi kasutamata. Aga üks huvitav muutus, mis mul hakkas silma mõned aastad tagasi ja natukene tegin ka selle kohta siin ise sellist uurimust, vaatasin erinevate brändide ja ka mõjuisikute käitumist, et mulle nagu tundub, et on brändid ja väga tore, et nad seda teevad, on hakanud kasutama sotsiaalmeediat siis sellise rohkem nagu isikliku näoga suhtlemiseks, et veebileht vanasti, ütleme siis enne sotsiaalmeedia aega, oli selline hästi nagu selline kiretu ja tavaliselt selline külm võib-olla, ametlik, siis Instagram ja näiteks ka Facebook ja kõik muud kanalid, TikTokist rääkimata, annavad võimaluse siis oma jälgijatega hästi isiklikult ja hästi kuidagi lähedaselt suhelda. Ja sellised nutikamad brändid ei karda olla avatud ja haavatavad ja ausad, täpselt nii nagu inimesedki, ja suhelda oma siis jälgijatega otse. Et see tähendab muidugi sellist pidevat suhtlemist, et seal peab olemagi kas väga hea agentuur või väga hea turundusinimene, et ei saa unustada nii nagu deitimisega, või sõprussuhetega, et tuleb ikkagi kogu aeg nagu siis hoida nagu käigus seda suhet, eks ole. Aga siin suhe siis kahe inimese vahel võib-olla, vaid siin on tõepoolest ju suurematel brändidel näiteks miljoneid jälgijaid ja nende kõigiga tuleb hakkama saada. Ja tuleb hakkama saada ka kaadega, et siis Instagram jällegi annab väga hea võimaluse kohe kiiresti reageerida, et see on täpselt nagu selline nagu inimsuhe. Ja küljest, kui brändid on muutunud nagu rohkem selliseks nagu inimlikumaks, soojemaks sotsiaalmeedias, siis minu meelest osad või ütleme siis selline nagu ütleme sisuloojate sellise mudel võib-olla muutunud rohkem nagu brändi moodi, et inimesed brändivad ennast, et ma ei tooks kohal näiteks, ütleme, ma ei hakka tooma nagu välja näiteid, sest neid on hästi palju, aga kas kui ma vaatan näiteks enda kontot, eks ole, et nagu me enne ka ütlesime, et ma ei karda sotsiaalmeediat, sest et see on täpselt see kuvand, mida ma tahan endast näidata, ehk ma brändin ennast, eks ole. See ongi see, ja samamoodi suhtlusega, et võib-olla kui ütleme oma siis nendel ametlikel või siis tööalastel kanalitel, ma üritan alati hästi kiiresti ja siis vahetult suhelda jälgijatega, siis enda kanalil, loomulikult ma ka suhtlen, sest need on inimesed, ma ikkagi enamasti tunnen ja tean, aga ma ei tunne nagu seda kohustust, et see on okei, et ma kirjutan talle pärast hiljem tagasi või nii, et kuidagi natuke jah, et on nagu selline muutus toimunud, et brändid on muutunud inimese näoga ja inimesed siis võib-olla rohkem brändideks. Mis on sugugi halb. Jaa, ei, absoluutselt. Ja see on tõesti, seda on tunda ka, et sa tahad nagu seda oma brändi luua nende teiste brändide seosega kuidagi niimoodi, et see nagu kuidagi siis peegeldab sinu uskumusi või see on väga huvitav, et see kindlasti tekib mingisugune selline harjumus nagu seda teha. Aga näiteks sellest inimliku kuvandi sellest lähemalt rääkides, et miks see on vajalik? Et kuna brände on hästi palju, eks, et umbes 30 miljonit siis hetkel Instagramis, siis selleks, et eristuda kindlasti, selleks, et inimesed viitsiksid sind jälgida. Et näiteks ka minu hallatav konto siis tööalaselt on näiteks Sirova Beauty Estonia. Me siis, kuna Sirova toob maale erinevaid kosmeetika ilubrände, neid on umbes 40 ringis, et siis me saamegi nagu seal, see on hästi lihtne ja hea viis oma uusi tooteid tutvustada, näidata ja turundada. Aga ma olen tähele pannud ka seal näiteks seda, et kui ma jagan näiteks seal selliseid reklaam siis postitusi, mis on brändide poolt toodetud, ülimalt ära viimistletud, sellised hästi kureeritud, siis need saavad palju vähem tähelepanu kui näiteks postitused või story'd, mis olen teinud näiteks ise või kuidagi, või ütleme kolleegid, mul on ka hästi toredad aktiivsed kolleegid, kes ise hästi palju teevad meie toodetele turundust, et palju paremini jõuavad inimesed
inimesteni ja inimesed võtavad palju paremini vastu. Ehk et see selline selge ongi see, et inimesed ei taha suhelda puhtalt brändiga, nad tahavad suhelda inimesega, kes on seal taga. Ja see ongi see. Ma lisaks veel siia, et see on ilmselt see usalduse faktor, et kui sa näed, eriti kui see on nagu see sõbra soovitus, et kui sa näed kedagi, kes mingit toodet tarbib, et siis sa kohe see peab olema hea toode. Jaa, täpselt, et ja näiteks on ju ka selline trend levinud siin mõned viimased aastad sotsiaalmeedias, et on loonud näiteks agentuurid või ka mõningad fotograafid on loonud siis sellise virtuaalse mõjuisiku näiteks, eks ole, kes ei ole üldse päriselt. Et nagu see Lilmi Kuela ja siis Šudugramm näiteks, kelle kohta tükk aega ei saadudki aru, et ta ei ole päriselt olemas. Aga sellegipoolest, miks nad on nii populaarsed, nad on väga hästi tehtud, eks ole, visuaalselt, sisu on huvitav ja tegelikult seal taga on ka inimene. Nii et ikkagi see inimlik suhtlus, et see on niivõrd oluline ja sellepärast ongi kindlasti brändide jaoks see on parim, mis juhtuda sai, on sotsiaalmeedia tulek, et see annabki võimaluse olla võimalikult isiklik ja jutustada oma lugu veidi teistmoodi kui võib-olla tavaliste turundus selliste vahenditega. Ja muidugi seal on ka see piir mõnes mõttes, et seda ei tohi ka kuritarvitada või ka liiast teha, et ütleme tarbija seisukoha pealt, et kuidas me saame veenduda, et mõjuisikud soovitavad tooteid, millesse nad tõeliselt usuvad ja mitte lihtsalt sellest koostööst tulenevast kasumite pärast näiteks, et see on ka omamoodi risk mõnes mõttes. Absoluutselt ja eks ta ongi hästi lihtne on inimesel vajutada unfollow, mida ka hästi palju tehakse. Ma ise teen ka seda ja isegi ei pruugi see olla isegi, ütleme nii, et ebameeldiv sisu või ütleme väga igav, aga ma lihtsalt vaatan, et ma võib-olla ei viitsi seda vaadata, et nad juba postitavad, ütleme sama asja seal mitmes kord järjest, et ma hetkel ei viitsi, et sellepärast tulekski kindlasti vaadata väga hoolega, et mida jagada ja mida soovitada, et kui nüüd tulla tagasi näiteks mõjuisikute juurde. Fakt või seik selleks seoses, et seesama Šudugramm, et see tumedanahaline modell, siis virtuaalne modell ja muide nii Lilmi Kuelal kui Šudul kui väga paljudel siis nendel teistel virtuaalsetel modellidel on loomulikult sadu tuhandeid jälgijaid, neile pakutakse tohutult koostöid, seal on tõesti väga suured rahasummad taga ja pakuti selle siis Šudugrammile pakuti nahahooldustoodetega koostööd ehk et inimene, keda ei ole olemas, kellel on perfektne nahk, et pakuti siis nahahooldustoodetega koostööd, milledega muide vastu võttis ja põhjendus siis see, et nad siis see fotograaf, kes seal taga on, siis oma tiimiga võtsid ja tegid siis sellist, ütleme siis nagu kogu kõik see tootesarjad, nad võtsid hästi põhjalikult läbi, nad uurisid neid tooteid, eks ole, õppisid neid tundma enda peal. Kogu selle tagasiside nad andsid siis läbi selle Šudu, mis oli hästi aus samas. Ausus, autentsus, et isegi kui sind ei ole päriselt olemas, siis ausus, autentsus on kindlasti see, mis on oluline ja samamoodi siis päris inimeste mõjuisikutega, et ma saan aru, see on väga-väga ahvatlev ja ma tegelikult ei mõista mitte kedagi hukka, kes võtab vastu absoluutselt kõik koostööd, sest et see on väga hea teenimisvõimalus, sest brändid tõepoolest panustavad väga palju rahaliselt sotsiaalmeediasse, aga see, et lihtsalt ei taha, ei viitsi, ei jaksa vaadata ega kuulata väga paljud inimesed siis sellist nii-öelda nagu seda teleturu seda formaati, et ikkagi need tooted või need, ütleme siis need tooted või teenused, et need peavad ikkagi olema kuidagi, see tuleb ikkagi väga läbi mõelda ja tuleb vaadata, et see kindlasti sulle endale meeldiks, et siis see kuidagi toimib palju-palju paremini. Ja kindlasti seda offline, online siis olulisust, et sellised olulisemad ja suuremad mõjuisikud oskavad siduda siis selle sotsiaalmeedia sisu väga hästi just selle offline poolega, sest tegelikult see, mis me näeme online'is ju toimub ka offline'is, et see ikkagi kõik kuidagi toimiks sellise harmoonilise tervikuna, et neid tooteid siis päriselt kasutades ja tarbides, et see on see hea tagasiside. Ja ei ole sugugi halb ja ei ole näiteks mina kui ütleme siis brändi poole pealt turundaja, kui saan näiteks ka ütleme siis negatiivset tagasiside, sest kõigile ei peagi kõik tooted meeldima ega sobima, et see on täiesti okei ja siis saab alati edasi minna võib-olla varja või teist. Aga ausus on kindlasti olulisem. Ja see on ka näitab ära need head brändid selles mõttes, et kes
usaldavad näiteks seda mõjuisikut või seda turundusprogrammi selle poole pealt, et isegi kui ei ole fantastiliselt positiivne tagasiside, aga nad on ikkagi nõus koostööga edasi minema, et see on ka väga suur märk mõnes mõttes või pluss selle brändile mõnes mõttes. Absoluutselt ja, et minu meelest just seesama asi, et ükskõik, kas sa oled bränd, sisulooja, oled sa päriselt olemas, oled sa virtuaalne tegelaskuju seal sotsiaalmeedia avarustes, ikkagi selline autentne, loov, põnev, huvitav, sulle endale eelkõige huvitav sisu, et see kutsub sulle jälgijaid juurde ja see siis paneb inimesed nagu sinusse nii-öelda armuma, et sa ei saa luua midagi lihtsalt nii-öelda raha pärast või kasumi pärast, et see kõik tuleb kui sulle endale, et kogu see sisu ja need tooted ja teenused päriselt meeldivad. See on kindlasti hästi tähtis. Jah, absoluutselt. Aga näiteks, mis sa arvad, et kuidas mõjuisikute roll järgneva 5 aasta jooksul näiteks võiks muutuda? Et kas sa näed mõningaid trende võib-olla, mis on siin, et jääda? No seda on hästi palju arutatud ja on ühesuguseid, teistsuguseid arvamusi, et on kõlama jäänud mõtted, et mõjuisikute roll hakkab kahanema, on siis väga paljud nagu ka selliseid suundi üritanud siis ette ennustada. Ma ei ole sellega päris nõus, sest et sotsiaalmeedia kindlasti enam ei kao, et sotsiaalmeedia võib muutuda. Näiteks just kuulsin viimasest ühest põnevast platvormist, mis kutsub inimesi näiteks, et sa saab ainult kutsega liituda, et sellisele nagu heliplatvorm, et sa saad chatroom'i, sa saad siseneda kellegi siis chatroom'i, kuulata nii-öelda koosolekuid pealt. Ütleme, see on nagu eravestlus, kui oleks, eks ole, siis saavad need nagu ütleme valitud inimesed siis tulla liituda ja kuulata, mida põnevat meie räägime ja see on päris tore. Nii et selliseid huvitavaid ja ootamatuid pöördeid tuleb kindlasti veel, aga mõjuisikud kui sellised kindlasti ei kao. Et kui vaadata nüüd ütleme ka näiteks Eestiski, et ütleme sellised, Eesti on väike ja ütleme sellised suuremad, olulisemad mõjuisikud, neid on tõesti vähe, et ütleme 2 käe sõrmedel võib vist üle lugeda, et kellest nagu reaalselt tõesti brändidele nagu väga suur kasu tuleb. Ja nemad, neil on nagu üks selline ühine joon, et nad ei ole pelgalt sisuloojad, ütleme siis nagu sotsiaalmeediat nagu tegelaskujud, et nad ikkagi on sotsiaalmeediat saanud tuntuks. Lihtsalt nad kasutavad sotsiaalmeediat viisina, kuidas siis veelgi rohkem, eks ju, enda jälgijatega suhelda. Et see kindlasti ei kao, et see selline virtuaalne visiitkaart jääb alati alles, selline virtuaalne ruum. Ja ma usun, et pigem võib-olla tõepoolest tekib selline veelgi avatum võib-olla ja ausam suhtlemine, et ka ju praegu on tekkinud hästi palju kontosid, mis siis ka annavad sellist kohati võib-olla lausa sellist kriipivalt valusat tagasisidet, ütleme seal ka toodetele või siis teistele, kui me räägime nahahaldusest, näiteks nahahalduskomponentidele või moebrändidele, mida iganes. Et seda on väga vaja, et seda sotsiaalmeedia kasulikkust ja neid võimalusi inimesed hakkavad aina rohkem ja nutikamalt ära kasutama. Ja brändide seisukohast, kindlasti, kui ma nagu vaatan siin, ütleme meie brändide puhul olulisuse sellist nagu edetabelit, et kindlasti tele ei kao mitte kuskile ja samamoodi ka ajakirjad on siiski alles ja neid loetakse, on sellised oma nišis väga olulised ja kindlasti need jäävad, aga sotsiaalmeedia on nende kõrval väga selgelt ja tugevalt esile, sest ütleme nii, et sisu muutub kvaliteetsemaks kindlasti, aga jah, et sellist muutust nüüd, et ütleme selliseid nii-öelda influencerite koostööd, neid ei tule, seda ma kindlasti ei usu, et isegi ütleme nii, et see ei pea olema ju alati selline tellitud koostöö, väga paljud ju annavad ise tagasisidet. Mul just hiljuti oli vestlus ühe ka ilutegijaga ja tema ütles niimoodi, et talle pakuti koostööd ühe brändiga, millesse ta absoluutselt ei uskunud, sest et ta alati väga professionaalsete brändidega ja siis oli selline, ütleme, massibränd, aga tal tekkis ja ta ei võtnud koostööd vastu, aga ta läks ostis poest ise need tooted ja testis need ära. Andis tagasisidet, ütles siis ka brändile, et jah, et ma tegelikult võin nüüd testida, et ma olen nüüd soovinud ja miks mitte, eks ole, et selline ausus ja võib-olla siis ka rohkem selline nagu ütleme sisuloojate poolt enda selline initsiatiivikus ja panustamine, et ma arvan, et need aja jooksul aina muutub nagu paremuse poole.
ja ei, see on väga huvitav, et ma olen selle peale ka nagu tihti mõelnud, et on ju mõjuisikuid, kellel on vähem jälgijaid ja rohkem jälgijaid, et mis sa nagu brändi seisukohast arvad, et kas tasub alati valida see, kellel on rohkem jälgijaid või on seal mingisugused teised kriteeriumid, mille peale peaks näiteks mõtlema, et kellega ikkagi koostööd teha? Jälgijate arv tegelikult ei olegi nii oluline, et kõige olulisem on jälgida tegelikult sellist nagu kaasatust või ütleme seda ka sisu, siis ütleme sisulooja poolt, et vaadata seda, et kindlasti see sisu oleks kvaliteetne ja et need jälgijad, kes siis postitustele reageerivad, et need oleksid päris, sest noh, kahjuks jah, päris palju on seda sellist pettust sotsiaalmeedias, et on ostetud follower'e, ostetakse ka like, et noh, see on selline ka turundaja argipäev, et need siis välja sõeluda. Aga ma kindlasti ei välistaks väiksemaid kontosid, kui nad on hästi tehtud, südamega tehtud ja armastusega tehtud, et kui endal, ütleme see postituste järjepidevus ja see stiil ja suund on selge, selle tänapäeva vahenditega on võimalik luua väga sellist toredat sisu, see ei pea olema viimseni kureeritud ja sellise väga niisuguse perfektselt sünkroonis värvigammaga siis selline feed, aga ütleme nii, et kui see sisu on autentne ja selline tore ja kui see sobib konkreetse brändiga, siis miks mitte. Et ma tean küll, et on suuremad, meil endalgi on majas selliseid suuremaid brände, kes välistavad koostöö, ütleme seal alla 10 000, 100 000 follower'i, oleneb siis brändi või toote siis sellistest reeglitest. Aga üldiselt ollakse avatud küll ka sellistele väiksematele koostöödele ja näiteks mõne brändiga me olemegi teinud niimoodi, et leidnudki üles ka sellised nišibrändid, et näiteks meil on üks tore Austraalia looduskosmeetika bränd Grown Alchemist, mis ka Eestis, kui ta tuli, muutus väga populaarseks ja siis me olemegi teda ka niimoodi suunanud hästi erinevatele inimestele, erinevatele kontodele ja näiteks ütleme nii, et viimane suund, me vaatasime, et me Eestis on väga palju väga ilusaid näiteks kodusisustuskontosid ja esteetiliselt väga kaunid pudelid ja pakendid sobisid väga hästi nende kontodega. Ja saatsime ka samamoodi, pakkusime koostööd ja saatsime tooteid siis sellistele kontodele. Me saime väga ilusaid postitusi, väga ilusat tagasisidet, et teha oli nendele kontodele, need tooted meeldisid. Et ma ei ütle, et need kõik olid muidugi väga väikesed, oli väiksemaid, oli suuremaid aga lihtsalt jah, et selline nähtavust, et läbi siis selliste koostööd oli väga hea. Loomulikult sellise suure mõjuisikuga, kes ei unistaks sellest, et kui on väga hea toode, on väga suur mõjuisik, kes teeb võib-olla ühe story, ka meil on seda juhtunud, et ühe story peale meil on kõik tooted läbi müünud. Oleneb täiesti inimesest, aga ma arvan, et igas suunas tuleb olla avatud ja vaadata, nagu anda siis võimaluse, kui siis erineva suurusega erinevatele kontodele ja oleneb ka täiesti siis tootest või teenusest, et mida turundada, et seal vahel võib-olla need suured kontod ei pruugigi üldse olla selle mingi kindla toote või teenuse jaoks kõige paremad. Et ma usun, et sotsiaalmeedias tulebki olla loov, aga oluline on olla kogu aeg kohal ja kogu aeg pildis ja tegutseda ja see ongi sellise turundaja argipäev, et selline pidev suhtlemine, et ma vahel ka püüan järge pidada, et kui paljude inimestega sotsiaalmeedias ma suhtlen tööalaselt, neid on hästi palju ja et üritada meeles pidada, kas seal tähtpäevade puhul kõiki neid väga häid koostööpartnereid, paljudel on võib-olla lemmikloomad, et siis ka nende kontodega siis või ütleme siis, ma ei tea, seal lemmiklooma sünnipäeva näiteks midagi sellist. Puudust on tegelikult hästi palju ja lisaks on see, et kuna mulle endale ka väga mu töö meeldib, need tegelikult on ju kõik väga toredad inimesed, et sealt tekib väga palju sellist ka isiklikku sõprust ja suhtlemist, et suhtlemist on hästi palju. Ja siis ongi lihtsalt see, et turundajana, kui sa nagu oled üksi, kui ei ole agentuur, siis võib-olla selliste väiksemate kontodega nagu väga lähedalt suhelda on natuke keerulised puhtalt aja nagu selle limiidi pärast. Aga ja, kui on kvaliteetne, tore konto, mis on näha, et tegija ise naudib seda, siis loomulikult, et see ei ole kindlasti takistuseks koostöö teha mõttes. Et tegelikult ruumi jagub nagu kõigile, et milliseid nippe sa näiteks jagaksid nendele, kes mõtlevad, et võiks alustada selle mõjuisiku nii-öelda tööga võib-olla, et kuidas algust teha? No esiteks ma kindlasti soovitan seda, sellepärast, et see ongi jälle see vana hea inimeselt inimesele turundus, mis ulatub tagasi ikka väga kaugesse ajalukku.
kaugelt enne sotsiaalmeedia tulekut, see oli hästi tähtis, kui sa jõudsid inimeseni, kui inimesed hakkasid su toodet armastama, siis oli juba põhimõtteliselt see toode müüdud. Kindlasti seda kaaluda ja seda teha. Alati tasub pöörduda sotsiaalmeedias siis mõjuisikute poole ja seda ei tasu karta. Ja ma olen tähele pannud ka võib-olla üks nipp, et paljudel on emaili aadress seal oma kontol, paljudel on telefoninumber, aga see selline direct message, siis see DM-i saatmine Instagramis toimub kõige paremini, et see kuidagi on, kõigil on Instagram kogu aeg avatud, kes Instagramis on aktiivsed. See on nagu hästi lihtne viis kohe ja kiiresti jõuda siis selle inimeseni. Ja muidugi email, et kui läheb juba rohkem siis selliseks konkreetsemaks suhtlemiseks, et sinna saab siis kõik detailid ja tingimused ilusasti kirja panna. Aga muidugi, kui ütleme alustava brändina näiteks, et üldse mõjuisikuid kaasata, siis kõigepealt võiks olla endal ka selline ilus konto, võiks olla endal läbimõeldud strateegia, et milliseid, ütleme siis kas hashtag'e või kasutada või kindlasti ära mainida ka milliseid kontosid tag'ida, kui näiteks teha story'sid, et saaks omakorda oma kontol siis repostida neid postitusi. Nii et sellised detailid tuleb kindlasti läbi mõelda, sest muidu võib juhtuda see, et lihtsalt on väga ilusad story'd, väga ilusad postitused, aga need sinu enda kontole ei jõuagi. Ja miks see on veel oluline mõjuisikutega koostöö või üldse inimestega koostöö, et just jälle see enda näo, brändi näo, siis selline humaniseerimine. Et brändid, kellel on palju, siis ütleme selliseid konkreetseid kindlaid inimesi jookseb sealt feed'ist läbi, et nende näopildid või nende tegemised, näiteks Nike on siin väga hea näide, et Nike üks olulisemaid kontosid, mida jälgida võib-olla turundajal, et selline parim näide sellest, kuidas nad ei müü otseselt ju tooteid oma kontol, nad müüvad siis elustiili võib-olla. Et see on täiesti teinud sellise must have või must follow konto nende kontol, et sa müüdki pigem, eks ole, selliseid unistusi ja võib-olla siis jah, elustiili, nagu sa ütlesid, et mitte seda toodet, et toode tuleb kaasa, et see on loomulik osa, et see toode selle brändi oma, eks ju. Et ise ka jah, et sotsiaalmeedia siis mõjuisikud nagu näevad enda kontoga vaeva, aga täpselt samamoodi ka brändid, et see on nagu töösuhegi, eks ju, et tööandja peab olema atraktiivne, aga eks see, kes tööle soovib saada, peab olema samamoodi tasemel, et kui omavahel sobida ja sobituda, siis ma usun, et sünnib midagi väga ilusat ja väga head. Ja millisest kontost võiks alustada? Ütleme, on see Instagram siis näiteks, et millest võiks kindlasti alustada, kui oma nii-öelda seda mõjuisiku karjääri hakata looma? No mina soovitan Instagrami, aga näiteks sellised edasijõudnumad juba, kes, eks ole, on Instagramis juba seal väga pikka aega tegutsenud. Loomulikult täna vaatavad kõik ka näiteks TikToki poole, et leida kindlasti enda nišš, et see on hästi tähtis, et see, mida sa tahad seal näidata, sellepärast, et kui ma jälgin näiteks mõnda kontot, mis täna jagab võib-olla seal retsepte, kui ma olen näiteks kokandushuviline, aga homme ta hakkab jagama näiteks võib-olla seal, ma ei tea, näiteks kas või muusika või mis iganes või ma ei tea, rohkem võib-olla suunab ennast nagu reisida. Võib-olla see mind näiteks nii palju ei kõneta, et siis ma ju unfollow teda, eks ju, et jääda sellele enda niši. Muidugi ei tähenda, et neid omavahel ei saa kombineerida, et ma mäletan üks ägedamaid blogisid, kui veel blogid olid väga moes, mulle väga meeldis, nad tegid, kas oli Turning Tables oli vist selle blogi nimi ja tegidki selliseid nagu ühed esimesed, kes hakkasid selliseid nagu bokse kokku panema, et oli blogis kirjutasid lahti, mis seal boksis kõik on, näitasid siis enda seda kokkamist ja kõike, aga siis said endale siis tellida, ütleme siis näiteks oligi seal kõik need komponendid ja siis retsept ja siis oli näiteks ka mõni muusikasoovitus, eks ju, et saab mitte, eks, et või teha seal reisipildid siduda näiteks ilulugudega, mida iganes moelugudega, et alati saab nagu nii-öelda inglise keeles sõna overlap ida, aga hüpata nagu siis ühelt teemalt teisele ja neid omavahel siduda. Ma usun, et niimoodi targalt ja läbimõeldult tegutsedes, et on kõik võimalik. Aga jah, oluline on see, et endale meeldib see, mida teha ja et olla iseenda vastu eelkõige aus, et siis on kindlasti ka brändidel ja siis teistel sinu jälgijatel või sõpradel sind huvitav jälgida. Ja, igatahes. Ja ma arvan, et võib võtta ka õppust võib-olla
mõnest blogist või kellegi teiste tegemisest, mis sulle endale meeldivad ja sealt võtta see nii-öelda see äratundmine, et ja, et see on see, mis mind huvitab, et ise ka proovida ja kindlasti mitte karta, et lihtsalt proovida ja proovida. Just ja samamoodi ka brändide puhul, et seesama just, et jällegi sa tõid väga õige mõtte välja, et see, et mitte karta, et kui ka eksida, siis alati saab oma eksimust tunnistada, et sotsiaalmeedias ei ole midagi kivist, kuigi ja sellega peab arvestama, et siin sotsiaalmeediasse asjad võivad jääda igaveseks, sest keegi teeb screenshot'i ja see ei kao mitte kuskil. Tulevad meem. Alati vabandada, alati saab üritada seda kõike teha läbimõeldult, argumenteeritult, mida iganes, et täpselt nii, nagu me teeme seda päriselus, et selles mõttes on tõepoolest, et lõputu siis selliste positiivsete võimaluste maa, kui seda osata kasutada. Aga räägi oma igapäevasest tööprotsessist ka, et kuidas su igapäevane töö välja näeb? No igapäevaselt, kuna ma tegelen ka koolitustega edasi, et koolitused on ka oluline osa mu päevast, et siis ma kindlasti seal planeerin koolitusi, saan ise koolitusi, koolitan. Aga kui rääkida turundusest, siis ongi igapäevaselt, nagu ma ka ütlesin, eks ole, et on seotud, et ütleme ajakirjad, sotsiaalmeedia, tele, et siis suhtlemine iluajakirjanike, ilutoimetajatega, ilublogijatega, siis juba tulebki ka see, et see sotsiaalmeedia, siis mõjuisikut vastata nende kirjadele või siis ütleme fännidele, kes tahavad seal mõne toote kohta midagi täpsemalt teada. Ja siis muidugi postituste tegemine. Ma pean tunnistama, et ma olen selles mõttes natukene teistmoodi sotsiaalmeedia turundaja, et ma ei tee pikki kalendreid ette, sest et meil on palju brände ja mulle meeldib ja meeldib ka endale vaadata kontosid, millest ma saan aru, et see ei ole nii tohutult planeeritud, et ma üritan küll võib-olla veidi neid värvigammasid sättida postitustele, et väga kirju ei oleks see konto, kuigi ta on, sest aga ma võib-olla üritan jah, et ütleme siis vastavalt päeva või hetke emotsioonile selle postituse teha. Ja ma pean tunnistama, et mul on natukene kahju, et seoses sellega, et mul on mitu erinevat nii-öelda ametikohta, mida ma täidan, et puudusel ma lihtsalt ei ole nii palju jõudnud, kui ma tahaksin võib-olla sellist isiklikumat sisu luua. Et see kõik nõuab selliseid asukohti, kuhu pildistama minna või filmi, eks ole, ettevalmistused. See ei ole nii lihtne, et kui eriti kui teha ametlikule firmakontole postitusi. Et sellist sisu ma tahaks natukene rohkem luua, et algusaegadel seda oligi natukene rohkem, et siis ma lihtsalt üritasin kas uneaja arvelt seda aega leida, eks tuleb ka nüüd millalgi, et ma lihtsalt aega planeerima, mitte postitusi planeerima, ütleme nii. Ja, ei, see pildistamine võtab terve päeva võib-olla ühe kampaania jaoks, et see on väga ajakulukas, aga samas kui see on tehtud, siis on hea tunne. Absoluutselt. Ja ma ütlengi, et see on oluline, sest ma ise jälgin ka kontosid, kus ma näen nagu seda hästi sellist isiklikku touchi, et ma vahel mõne konto puhul ma suudan ette kujutada seda inimest, kes seda loob, et kas ta on mõne agentuuri seal töötaja või on ta siis lihtsalt selline sotsiaalmeedia entusiast, et see tõepoolest on oluline, et näiteks Eesti näidetest väga hea on ju Lamu, eks ju, et Lamu jäätise postitused on toredad, et selline kenad fotod, kena graafika, aga see tekst on niivõrd isiklik ja niivõrd kaasahaarav ja niivõrd nagu selline tore, et ma lihtsalt lähen sinna kontole, et alati ei viitsi seal feed'is nii pikalt scrollida, et mõni postitus jääb võib-olla vahele, et ma lihtsalt lähen sinna kontole, lihtsalt loen neid postitusi inspiratsiooni mõttes, et need on nii toredad. Ja näiteks üks tore konto, mis mulle veel meeldib brändidest, on näiteks Alo Yoga, need on joogariided, aga nad samamoodi nagu Nike, et nad küll näitavad neid riideid, mis on inimestel seljas, et nad teevad sellised nagu joogaõpetus või selline joogavideod, eks ju, selline, et osta nüüd see riietus endale, et seda sa teed niikuinii, kui sa selle brändi fänn. Ja näiteks, kui tuua veel näiteid, et mis mulle veel endale hästi meeldivad kontodest, on näiteks Set Coding, kes on siis suur turunduskuru. Tema viimasel ajal teeb selliseid miniraamatuid lausa postitab, väikseid selliseid audioraamatuid oma kontole, et annab väga head sellist turundusalast nõu, et miks mitte, et kasutada siis tõepoolest minna ise ka laiemalt mõelda, et kuidas saaks võimalikult palju ja põnevalt oma jälgijatega suhelda. Või näiteks kas või Netflix, et Netflix iga päev filmide postreid, seriaalide postreid, nad ei tee seda
nad võtavad sellise screen'i mingist ägedast filmist või seriaalist ja postitavad selle nii-öelda nagu sellise meeleolupostitusena, eks ju, selline mingisugune meme või siis quote või siis tsitaat. Ingliskeelsed sõnad. Kuna see sotsiaalmeedia on nii ingliskeelne. Aga mul tuli sellega hea see näide ka meelde, mis ASOS ja Boohoo, nad panid üksteisele nii-öelda puid alla või kogu aeg üritavad üksteist üle trumbata Twitteris oli just hiljuti, et see on ka nii hea, kuidas sul on võimalus mitte lihtsalt oma brändi nagu siis esindada, vaid ka teiste brändidega nii-öelda suhelda, et ennast nagu rohkem pildis hoida ja see on just see huumor ka, mis nagu väga hästi töötab, olenevalt muidugi sihtgrupile ja olenevalt tootest, aga jah, ei väga kihvte kontosid on, et ma arvan, seal ongi see selline omamoodi kunst, on see osata suhelda siis, ma ei tea, kui sa oled Twitteris, et sa oskad nende lühikeste tähemärkide või sõnadega siis enda mõtte niimoodi edasi kanda, et see on väga huvitav. Absoluutselt. Ja üks asi veel, mis võib-olla brändile südamele panna, kes alustab sotsiaalmeedias, mul tuli selle sinu jutuga meelde, et kindlasti ei tohiks olla sotsiaalmeediakontode haldamisõigus ja paroolid ainult ühe inimese käes. Väga negatiivseid näiteid, kuidas on siin, kui töösuhe näiteks lõpeb, et kui see ei lõppe kõige paremini, siis kuidas on need kontosid ja nii edasi, et kindlasti ei tohiks neid õunu ühes korvis hoida, et ettevaatusabinõud ja läbimõeldus igal tasandil ei tee paha. Ei, aga suurepärane, aitäh sulle, Helen, selle igati huvitava ja arendava vestluse eest, et sinu tegemistel saab silma peal hoida siis sinu Instagrami konto alt helen.merila. Helen Merila jah, leiab mind kõige paremini siis Instagramis üles, sest Instagramis ma olen päris aktiivne, jagan seal oma igapäeva tegemisi ja tööalaselt Siraba Beauty Estonia on siis põhikonto. Mul on neid kontosid muidugi veel, aga see on selline põhikonto, et kes jõutoodetest huvitatud, et siis seal vastan ka mina DM-idele, et kui keegi tahab seal kirjutada mõne toote kohta küsida või koostöö kohta küsida, siis olen alati avatud. Ja aitäh sulle ka nii toreda vestluse eest ja edu teie tegemistes, et see moeturunduse idee on väga põnev ja jälgin ka teid huviga. Aitäh sulle, et meie järgmine moelugu on juba peatselt tulekul ja esimesi webinare on võimalus järgi vaadata meie kodulehel moeturundus.com ja sotsiaalmeedias ka muidugi @moeturundus. Et täname kõiki moehuvilisi kuulamast ja vaatamast ja kohtumiseni. Aitäh, kohtumiseni.